Tere, olen Iljar Kohvinavalt ja täna on reede, 14. mai aastal 2021 ja näitan teile ilusaid kreegiõisi. Nii, aga teema, millest ma räägin, nii õieline just ei ole. Nimelt ma tahaksin rääkida poliitikutest, riigikogulastest. Sest et nemad on nii suured ässad, et neil on saadikupuutumatus, mis võimaldab teha neil ükskõik mida, eks ole. Neid ei takista mitte miskit, eks ole, ja need seaduse paragrahvid, mis on, need on kõik siiapoole ja sinnapoole niimoodi tiritavad ja pandavad, et see, kes võib olla kõige suurem süüdlane, võib lõpuks tulla nii, et on kõige õigem mees või naine, eks ole, et mitte midagi ei ole. Aga kogu seda süsteemi oleks vaja hakata muutma. Ja seda niimoodi, et kui Riigikogusse saab poliitik kui rahvaasemik valitud, et siis tal ei tohiks olla saadiku puutumatust, et kui ta saab mingisuguse sigadusega äkki hakkama, siis tuleb jälle niisugune valijate kogu kokku kutsuda ja kutsuda see saadik Riigikogust tagasi, sõnaga, et mis õigusega tema seal ässab rahva ja ütleme maksumaksja rahaga. Ta on ju samasugune inimene nagu kõik, eks ole, tegelikult, et ta ei ole mingi eliit või eelis. Et nii nagu, ütleme, tavaline inimene käib tööl, eks ole, teenib raha ja siis Riigikogul on samasugune, ja tuletan veel kord seda meelde, et põhiseaduse kohaselt on kõrgeima võimukandja riigis rahvas. Aga mispärast see rahvas on orjastatud? Sellepärast on, et poliitikud on nii suured ässad ja bossud, et nemad ainult teevad seadusi ja nemad määravad kõike sõnaga, et rahvast lambaks teha. Aga see ei ole sugugi õige, eks ole, et rahvas peaks olema just see, kes jälle otsustab, kas see valitud poliitik Riigikogusse on ta õigustatud, on ta õige inimene või ei ole seda, eks ole, ja kui ta ei ole seda, siis kutsume tagasi ja valime ta asemel uue, et just nimelt see saadiku puutumatus teebki seda, et poliitik võib teha ükskõik mida, sest ta teab, et ta tagala selja taga on niivõrd kindlustatud, et teda ei mõjuta mitte miski sõnaga. Ja siis, kui sa hakkad midagi rääkima sel teemal, siis öeldakse, et rahvas annab oma hääle valimistel, aga nii see ka ei ole. Üldiselt niimoodi, ta võib olla niimoodi, et sa valid, eks ole, ja niimoodi. Aga tegelikult on ju niimoodi, et Riigikogus on oma opositsioonid ja koalitsioonid, et ega rahvas neid ei vali. Õige seadus peaks olema selline, et kui rahvas valib Riigikogu saadiku ja siis need sõnaga, kes saavad enim hääli, et need moodustavadki valitsuse, aga mitte nii, et need, kes ütleme rahva poolt rohkem hääli saavad, et siis võib juhtuda niimoodi, et need suured häälte saajad sõnaga jäävad üldse tahaplaani kuskil, ma ei tea, ukse või akna alla sõnaga istuma, et kuna nemad kuna teatud, kuidas ma ütlen, teatud poliitikud moodustavad niisuguse võimugrupi ja sõnaga, et nemad hakkavad moodustama valitsust ja nemad on need riigijuhid ja sõnaga. Teised, kes nagu nende kampa ei mahu, et need jäävad kõrvale, lihtsalt hääletajaks niimoodi. Aga see süsteem on absoluutne vale. Kuidas saab olla õige niisugune asi, et poliitikud ise midagi määravad? Ja kui on rahva poolt antud enim hääli, siis peab olema ka näiteks, kes saab kõige rohkem hääli, selle saab peaminister ja nii edasi sõnaga. Ja nagu ütleme presidendi valimine samamoodi, et augusti viimasel päeval või augusti lõpus, millal see presidendi valimised tulevad meil Eestis. Et see seadus tuleks ka muuta niimoodi, et rahvas valib otse presidenti, aga mitte nii, et mingisugune valijakogu ja valib seal ja alguses Riigikogus, läheb valijate kogus, läheb Riigikogust tagasi, siis selle valijate kogusse ja siis niimoodi see mäng käib kogu aeg sõnaga, et poliitikud lepivad kokku, et kuidas me hääletame, kelle poolt me hääletame, kui tahame kellegi maha hääletada, siis hääletame kõik maha, keegi ei tohi teisiti hääletada. See on ju suur sigadus sõnaga, et sellist asja, selline asi on ju, võib öelda, et põhiseaduse vastane suisa, nii et poliitikutel ei tohi olla seda võimu. Poliitikud peab võim ära võtta ja saadiku puutumatust peab ära kaotada. Ennem siin selles poliitilises ja elus üldse mitte midagi muutu.
ja igasugused katuserahad ja värgid, et need on sellised asjad, et kust need tulevad, ühesõnaga seda palju uurida ja nii, et poliitikute saadiku puutumus ära võtta, nii ütlen mina, Illar Kohv Piinavalt.